Eesti Ratsaspordiliidu peasekretäri Siim Nõmmoja sõnul juhtus õnnetus neljapäeval, kui Kodutali boksis lõhkus hobune nii õnnetult oma jalaluu, et veterinaaridel tuli pärast põhjalikke uuringuid vastu võtta raske otsus ning hobune uinutada. Kui raskelt selline otsus vastu võetakse? No see oleneb sageli hobusest. Aga sellise hobuse puhul nagu Palladium muidugi on see eriti raske ja see tehakse ainult siis, kui teisiti oleks see lihtsalt hobuse piinamine. Hobuse jalaluu tänapäeval on võimalik ravida, aga see olevat nii katki, tähendab nii mitmeks killuks olnud, et ei olnud enam võimalik ja ilma 3 jalaga on hobusel võimatu elada. Gunnar Klettenberg, kes hobusega võistles, ei olnud nõus arusaadavatel põhjustel täna ise kurba sündmust kommenteerima. Veterinaarkomisjon, kes uinutamise otsuse vastu võtsid, koosnes Hollandi, Soome ja Eesti arstidest. Kui 91. aastal Palladium siia Niitväljale toodi, siis üks latter on see, kus ta siin vahepeal elas, kuid loomulikult pole see määrav. Oma tänase looga tahaks rohkem teie teadusse tuua seda, et hobune on üks äärmiselt õrn olevus. Palladiumiga võistles Eesti koondislane Gunnar Klettenberg ning koos saavutasid nad palju võite, nende hulgas ka muuseas Mulluse Alexela rahvuste karika individuaalse Grand Prix võit. Siiski hakkas hobune lähenema nii-öelda pensionieale ja võistlushooaeg oleks niikuinii jäänud sel aastal viimaseks. Praegu on loomakaitsjad saavutanud, et 18. aasta eluaasta on viimane, mil hobune võib üldse võistelda. 19 aastane enam ei või. Nii et 17 on juba, ütleme siis, pensionikka minek? Jah, tal oleks järgmine aasta olnud juba siis viimane aasta. Kust see hobune leiti? Leiti ta Valgevenest Raatomka hobuse kasvandusest, see oli sel ajal ja on ka praegu väga suur niisugune trakeenitõugu hobuste kasvandus ja maksis ta, kui ma õigesti mäletan, 36 500 rubla, aga need olid juba sellised rublad, mida siis kanti ju kartulikottidega. Hobuse hind tema eluja jooksul siis kõigub kõvasti? Nii 1000 korda on tipphobuste hinnad tõusnud ja ka langenud küll, nii et see kõigub ikka väga palju. Nii et hobune on üks väga õrn olevus? On küll, jah.